Käib. Just nii on juhtunud, et on minu 500 episood ja olen ostnud endale uue kaamera. Seda ei ole juhtunud mitu aastat. Tegemist on siis A7-4-ga. Miks ma seda tahtsin, miks ma ei ostnud lihtsalt teist? Ma tahtsin igatahes 2 kere endale, et siis mul oleks lihtsam pildistada üritustel 2 kerega, 2 erineva objektiiviga. Ja miks ma ei võtnud teist A7 III, millega praegu Jaana mind filmib, on sellepärast, et ma tahtsin 4K, 50K filmida ja see võimaldab seda. See on küll sisse kropitud 4K veits, aga sellest saab nagu ümber mängida. Pluss sellel on rohkem megapiksleid, 33 megapikslit, mis siis teeb pildi failid suuremaks veits, aga kindlasti ka pildi kvaliteetsemaks. Ja annab jällegi rohkem mänguruumi, saad rohkem sisse kroppida, piksleid on rohkem. Ühesõnaga, kui ma seda kaamerat käes hoian, siis ta tundub ergonoomilisem kui A7 III. Ta on nagu suurem veits. Ja ta on kergem ja ta näeb välja suht sarnane. Mingid nupud on teiste kohtade peal. Rekinupp on siin, varem oli siin A7 III. Veel üks asi on muidugi flip-out screen. See tähendab nüüd seda, et ma saan ennast filmida ja ma näen, mida ma filmin. Üli nice. Mulle ei meeldi pikalt jutustada. Me teeme nüüd mõned pildid ja filmime natuke sellega ka. Algame. Põhjus, miks ma valisin just A7 seeria kaamera, mitte näiteks R-seeria on nagu rohkem pildi oma, siis S-seeria on rohkem videole kallutatud. Ma valisin just selle keskmise, sest ma teen nii pilti kui videot. S-seeria 3. versioonil on siis 12 megapiksline sensor, mis jääb natuke väheks piltide puhul. Ja R-il on liiga overkill 65 megapikslit, mis on siis jällegi liiga palju minu jaoks. Ja A7-4 on just nende 2 vahepeal, mis teeb nagu hästi videot, 4K 60, 50 ja siis 33 megapikslit sensor, mis su pildifailid ei ole kõige suuremad, mis on ka nice. Seega loodan, et teile meeldis need kaadrid. Ma ise ei ole veel neid näinud, aga ma usun, et nad on krõvedad seega. Ma lähme nüüd koju. Tere hommikust tunimõtsid! Nüüd on jällegi see probleem, et ma tahan siia vaadata nagu selle ekraani peale. Ja siis ma nagu ei vaata teid. Nüüd on mul jällegi teine probleem, ma pean siia vaatama. Anyways, tulge, lähme arvutisse korraks. Vaadake mu filmi, need on maganud.
vahet ei ole märgata piltide puhul ausalt öeldes. Jah, sa saad rohkem nagu sisse kroppida. Sul on kindlasti rohkem kvaliteeti seal, aga selles mõttes ma arvan, et vahe tuleb ainult siis, kui sa tahad suurelt selle välja printida. Väga suurelt. Siis see 33 megapikslit on juba väga hea. Videot ma tegin eile. Video oli väga hea. Siin ma isegi sain aru, et pilt on nagu ilus. Paneme suure ekraani peal. Ma täitsa crazy. Crazy! Ja autofookus on ka parem. Seda ma sain ka nagu kohe aru. Et video puhul nüüd on A74 oli see, et ta trackib ka silma. Näiteks praegu ma siin vaatan, siis ta tahab minu silma fookusseerida. Ja ta saab sellega üli hästi hakkama, ma ei pea üldse isegi muretsema selle pärast. Vist. Ei pea ju, näete. Tere! Vaadake mulle silma, kui ma teiega räägin. Ma olen nüüd arvuti kinni ja tõmban siit minema. Tšau! Räägime nüüd tõesti tähtsatest asjadest, milleks on mul vaja ikkagi auto korda teha. Ma käisin ülevaatusel, ma räägin teile, mis juhtus. Midagi juhtunud, ma sain 6 aega pikendust, aga meil on kindlasti vaja kõigepealt keremeest, kes teeks korda selle, et ma kitsele otsa sõitsin mingi eelmine talv. Mul on vaja lihtsalt kedagi, kes mul perset lohku ei tõmbaks, ütleme nii. Või kes teeks natukene odavamalt, kui leti hind on. Võt, selle järgi ma olen kõige rohkem. Igatahes, mis veel on vaja teha, et saada ülevaatused läbi. Oluline viga. Vedrustuse liigendid. Kuulliigendus on lõtk, esisilla vasak ülemine. Väljalaske torud ja summutid heitgaasi süsteem pihkub, ehk siis tagapütis on augud sees. Ma arvan, et selle võiks lihtsalt, ma ei tea, uue ostama, ma ei tea, kui kallid need on. Rooliovastiku seisund, liigend on kulunud, vasak välimine. Lähitulede reguleeritus, no see on nüüd see asi, et selle kere peab korda saama, sest üks tuli on ka lahti sealt seest. Te teate seda või ei tea? Ma näitan teile. See on see paha asi, mis peab korda tegema. Siin on rämedalt roosted tekkinud tänu sellele. Selle peaksid maha lihvima, selle välja peksma. Saad aru? See töö ei pea olema nagu, see ei pea pärast välja nägema nagu prillikivi, lihtsalt ma tahaks, et nagu see edasi areneks see rooste. Teine asi on see turuke siin. Näete, siit on puruks läinud. Võib-olla selle saab kuidagi kokku panna. Ma arvan, et saab mingi nipiga. Siis saab tuled kinni. Siis saab need ära regullida ja on timmu. Ja ma ei tea, mis sellega teha. Ma arvan, et see on suht savi. Nii et kui keegi teab kedagi Tartus või Viljandis, siis andke teada. Ma lähen nüüd Gravexisse. Mul on vaja graveerida. Miks ma Gravexisse lähen? Ma sain ju selle. Ma kohe annan teile. Mul on siuke mälupulk, mis ma tellisin. See käib siit välja niimoodi ja lükkad arvutisse. Siin peal on nüüd praegu juba pulmad. Pulmapildid, 400 pilti või 300 ja siis pulmavideo. 4-gigane kaart. Maksin sellest 19 €. Ma kujutan ette, et see inimene tellis Hiinast neid mingi 2 € tükk või vähem isegi. Aga siia peale ma lasin graveerida nimed ja kuupäeva. Ma tegin selle ära, sõbrad. Ma viisin selle Gravexisse, see läheb maksma 20 €, et kirjutada Birgit pluss Veiko kuupäev ja siis lisada mingi ilus lilleke või asi ka sinna juurde. Ma arvasin, et see on mingi kümps või mingi niimoodi, aga okei. Ma ei virise. Nüüd ma lähen motoabisse. Ciao. Go.
kuule, aga siit ei tule edasigi vist. Ma räägin, et kuskil on mingi mass puudu. Äkki on süütelukk lihtsalt Ei, no ma proovisin teist süütelukku ka. Või on siis... võtta see süüteluku otsad lahti, proovi sealt. Tõpe ära. Pane lihtsalt kokku. Pane see punane ja must omavahel kokku ja vaata, kui must on küll. Vaat, sealt võibki suuda. Ma ütlen, kuskil on mingi kera on sees. Ma arvan, et see ATV on katki. Sobib. Ära punast rohelist pane hullu. Lihtsalt teada, kas kaitse läheb läbi või läheb. Aga mitte hemmini. Mis tunne on siis reedel, Lauri? Hea tunne on. Ürt. Kingitus. Võib-olla on siin hoopis probleem. Ei ole kusjuures, ei ole. Ma ei tea, kus see probleem on. Sa äkki oskad öelda mulle, kus see probleem on? Ma arvan, et siin on midagi lühises. Ma arvan ise sama. Ma ei tea, kes see saab. Ma tahtsin, et Lauri mingit head nalja teeks minu blogi, aga tal ei olnud vist naljatuju täna. Või siis tal ei olnud ühtegi head nalja enam. Me veel saame need naljad. Oled valmis? Kui lähedalt ta suudab fokusseerida. Aga see on ilus ju. Mis te arvate? Aga kas väärt 20 eurot? Ma ei tea. Võib-olla kui ma mingi püsiklient oleksin ja laseks mingi mitu tööd korraga teha, ma arvan, et siis ma saaks odavamalt. Ja siis täna õhtul on meil veel üks huvitav asi. Varsti saate teada. Nii, lõpp-produkt võiks tegelikult välja näha siis selline. Siuke karp. Siia karpi läheb siis siuke asi. Siia ma lasin pruutpaaril kirjutada enda nimed peale, et ma saaks videos selle ära kasutada. See on üks asi lihtsalt, mis esimesest pulmast külge jäi ja minu arust on huvitav. Siis natukene mingit täidet, lihtsalt mingi paberiribakesed paneme siia. Tada, see läheb siia. Ops. Ja siis pildid. Lasin lihtsalt 10 pilti välja printida ühel masinal. Ja need lähevad ka siia peale. Ops. Pealt kinni ja pakin ära automaati ja pruutpaarile. Ada! Aba! Igatahes, Viljandi burger tegi meil 2 burgerit. Põhimõtteliselt sellepärast, et nad otsivad Tartusse kedagi, kes teeks neile nagu pidevalt siukseid purksi lifestyle pilte. Ja siis ma kirjutasin, ütlesin, et tere. Teen teile. Tere, ma olen ka Viljandist. Jah, ma tean küll neid Viljandi purksi inimesi, seega igatahes, idee on mul siuke. Me kõigepealt võtame burgeri, pildistame seda burgerit nagu lähedalt, et oleks ilusti, ma ei tea, F4-ga äkki, et oleks ilusti nagu kõik fookus krõbe. Mõnus, krõbe nagu friikartul. Jah, ja siis paneme sinna, selle ma lõikan välja üldse. Ja siis ma olen nagu all. Niimoodi. Siis see suur burger on minu kohal. Ma panen Photoshopis sinna. Et see nagu kukub. Ja see on creative. Siukse pildi teeme, siis võib-olla teeme, siukseid tavalisi ka, et hoiame mingi purkse käes mingi. Ühe pildi võiks ka siin teha niimoodi, et vaadake, siin on nagu, kõik teavad, et see on Tartu. Ilmselt. Et me hoiame nagu siin mingit purksi. Ja siis tuleb siit pilt niimoodi, et Tartu, söö minu purksi. Või nagu, tule söö mu purksi. Söö mu purksi, Tartu.
pärast see on siuke naljakas pilt, siis see läheb vist kampaaniasse. ei lähe. Ma ei lase sellel minna kampaaniasse. Teeme siis selle pildi kohe ära. Võta mõlemad need purksid. Võta, ma annan sulle ise. Võta ühte kätte. Aga sa hoiad niimoodi. Ma tulen sulle siia nagu rinda. Aga hoia nagu niimoodi sinna. Noh. Huvitav. Ma arvan, et see on okei. Proovime nüüd sa pildistad mind, aga me pildistame niimoodi. Ma hoian ka 2 purksi. Et ma teengi nagu, et sul jääb nagu siit peale, et siit nagu ei jää. Ma hoian nagu nii on lihtsalt nagu liiga kaugele. Ei, las see olla seal. See olla seal, aga tule ise vaata nagu. oleme mõned pildid juba kätte saanud, me läheme nüüd alla. Tõesti crazy asi on, siin on ekraani taga on nagu vesi, on ju. Aga pane kaamera äkki kotti ette, siis on nagu lifestyle raisk. Lifestyle mees. Ma hoia niisama vahel niimoodi. Ta tahab kohe su nägu. Ma tean, mul oli sama asi ennem ju, ma pidin täppima ekraanis või. Jah. Nüüd võid hakata sööma. Vaata, paber lahti. Oled söönud varem Viljandi purksi või? Aega ammu, jah. Need on parimad. Need on parimad, nii, ära. Nautimus. Raisk. Ma ei sega sind sellega rohkem. Sa võid süüa, aga mu ei friikaid. Neid me ei pildistanud. Meil on üks purks veel ju. Teeme sinust samamoodi. Panen siia video lõppu need ägedad pildid, mis me tegime. Ja kõige viimaseks pildiks ma panen selle idee, mis mul oli siis. Kuidas suur burger mulle kätte kukub ülevalt. Põhimõtteliselt, kui te tahate mind toetada, seda kanalit, siis nüüd on uus võimalus teil mulle kohvi osta. Põhimõtteliselt 5 euri on kohvi, võite mitu tükki osta. Ja ma ostan tupsi selle kohvi rahast ilmselt seega. Aga pange, vajutate sinna lingi peale ja oletegi kohal. Ja rohkem ei tahagi midagi öelda. Thanks, et vaatasite.